Just tänane õhtu peaks kõigi prognooside kohaselt tulema tugeva hoovihma ja äikesega. Sellise ilmaga võivad kaasneda ka tuulehelid kuni 25 meetrit sekundis. Kõige enam saab äikesevihma just nädala esimeses pooles. Nädala teises pooles liigub sajuvöönd lõuna poole ning vähemalt põhja pool muutub ilm juba paremaks. Tingimused muidugi on niisuguste võimsate rõngsajupilvede arenguks. Kõik see, mis puudutab nüüd seda atmosfäärifüüsikat seal pilvedes, et ühelt poolt lääne pool siis jahedus ja ida pool on kuum õhumass ja lõunast tulev õhumass, selles on alati niiskust, nii et mida kaugemale põhja ta tuleb, seda enam niiskust ta sisaldab selle tõttu, et ta jahtub ja sellest siis olev veeaur kondenseerub, nii et tingimused on võimsate väikesepilvede arenguks. Päästeamet soovitab tormiga püsida kodus ning võimalike elektrikatkestuste puhul ühendust võtta Elektrilevi infotelefoniga või numbriga 112. Sellise ilma puhul kindlasti inimesed peaksid kinnitama väljas kõik lahtised esemed, mis võivad tuulega lendu minna. Peaks vältima parkimist puude alla, elektripostide alla, et kui need võivad siis autodele peale kukkuda. Sulgeda uksed, aknad, püsida tormi ajal kodus. Et võib esineda elektrikatkestusi. Selleks, et olla valmis, siis võiks laadida mobiiltelefoni ja võib-olla varuda natuke joogivett. Küsimusele, kas tuleb ka ilus suvi või mitte, teab synoptik Taimi Paljak vastata, et soojale talvele tavaliselt väga ilusat suve ei järgne.